Tere hommikust! Käes on kolmapäev, 1. oktoober ja kell on 7:25. Ja mina panen ennast valmis, et minna hulludele päevadele. Mul on need hambavalgendusribad praegu suus, nii et sellepärast kõlan imelikult natukene. Ma vaatasin, et asi hakkab ikkagi kriitiliseks kiskuma ja eriti kui ma panen valge T-särgi ka selga, siis see kuidagi nagu veits karjub. Nii et sellepärast hambavalgendusribad. Aga jaa, nagu te juba eelmisest vlogist vist nägite, siis mul on Stockmanniga nende hullude päevade raames koostöö ja ma lähengi sinna täna koos oma vennaga filmima. Ma oma venda ikka aeg-ajalt kasutan mingisuguste koostööprojektide filmimiseks. Ta on siukene tubli, ta ei vingu, tal on täitsa nagu silma ka kaadrite jaoks. Et näeb kena välja ka see, mis ta filmib. Me läheme siis kella 9 sinna, tegelikult küll kell 8 avatakse uksed, aga ma mõtlesin, et ma lihtsalt nii vara ka ei jõua sinna kohale minna. Koostöö kirjelduses oli nagu sees see, et võiks melu ka nagu jääda kaadrisse. Et siis ma ikkagi pigem lähen nagu varakult. Ma ei tea küll, nagu ma ei ole kunagi niimoodi avamispäeval nagu hommikul kohal olnud, ehk siis ma tegelikult ei tea, kas seal tõesti nagu on mingi tunglemine või kas see on pigem nagu mineviku teema, aga võib-olla on. Igal juhul ma olen väga excited ja mul on ühed teksad, mis jäid mind sealt Stockmannist kripeldama. Ma ei mäleta, kas ma rääkisin nendest juba eelmine vlog ka või mitte. Igal juhul nüüd, kui mul täna on sinna nagu nii asja, siis ma vaatan üle, kas äkki oleks neid teksasid ka minu suuruses seal. Need küll minu teada ei ole mingisuguse pakkumisega. Aga no need on mul tõesti juba kuu aega kribeldanud, nii et ma arvan, et siis see ost oleks nagu täitsa õigustatud. Aga jah, kuna see on siuke väga kiire loomuline koostöö, siis ma peale seda võib-olla lähen võtan kuskilt kas jääkohvi või matša, aga siis tulengi koju ja hakkan kohe seda koostööd kokku ka panema. Et äkki ma saan selle juba täna isegi üles panna või siis homme, et oleneb ka, kui kiiresti nad selle ära kinnitavad. Muide, ma nägin mingit, ma ei mäleta, kas see oli Maria Ranavelle või Laura see TikTok, kus nad käisid Pobakojas ja nad võtsid mingisuguse Adidase joogi ja ma ei tea, kas see oli nagu hiljuti tehtud või juba ammu, et kas seda saab praegu. Nii, Pobakoda X Adidas Superstaari jook ainult septembri lõpuni. Täna on 1. oktoober. Pekki! See tundus nii hea maasika vahukoorega matša. Okei, aga ei tea, kas nad ikka seda vaarika oma pakuvad veel või? Aga no vaatab, kuidas tunne on. Ma tegelikult nagu olen valmistunud selleks, et seal Stockmannis läheb päris kaua aega, sest et eelmine kord mul selle koostööga läks nagu väga kaua. Nüüd küll mul on abivägi kaasas, aga siiski see võib päris ära väsitada. See ei ole nagu mingi tavaline shopping on ju, et ma lähen ikkagi sinna tööd tegema. Ma pean nagu, aju peab kogu aeg toimima ja eriti võib-olla, kui seal on veel mingid siginat rohkem, siis kindlasti väsitab ka. Nii et mul endale väga kõrgeid ootusi ei ole selles osas, et ma pärast oleks väga energiline ja tahaks veel midagi teha. Nii, ma olen kodus tagasi ja meil läkski natukene üle 2 tunni, et seal filmida. Teile ma eriti mingeid klippe ei teinud, sest et
ma lihtsalt pidin seda fookust hoidma sellele, et ma saaks Reelsi jaoks materjali, et ma saaks veel story jaoks ka materjali, et see on juba päris palju, aga mille üle ma olen nii õnnelik, on see, et ma sain oma need teksad, mida ma olen jahtinud. Ma ei mäleta, kas ma eelmises vlogis ka neid mainisin, aga siis, kui mul oli see teksade koostöö Stockmanniga, siis ma minu arust küll mainisin, et ma leidsin need Hugo teksad siukse mustriga, et mulle nii meeldisid need, aga tookord need kahjuks ei kuulunud sinna Stockmanni teksakampaania alla ja seega ma ei saanud neid valida koostöö raames ja siis need jäid mul täiega kripeldama, need on siiamaani kripeldanud, sest et need istuvad nagu valatult mul jalas ja need olid täna soodukaga, et muidu nad olid siis 140 € ja täna siis 100 või 99. Ehk siis 40 € soodukat, mis on päris hea ja ma olen nagu nii rahul, et ma sain need, sest et tõesti nad on siuksed ägedad teistmoodi. Et selle saagi üle olen üliõnnelik ja tegelikult ma oleks tahtnud sealt villasalli ka osta. Aga see, mulle meeldis nii must kui beige, aga see sall oli ikkagi 40 €, mis on villasalli eest aga hea hind. Aga kuna mul on lihtsalt siin nagu nii palju muid väljaminekuid ka, siis ma mõtlesin, et kui ma juba need 100 € teksad ostan, et ma pean endal kuskil nagu pidurit tõmbama. Ja siis ma otsustasin, et see pidur oli seal, nii et salli ma ei võtnud. Kuigi oleks tahtnud ja tegelikult nagu seal olid mõned lõhnad heade hindadega ja mingid juuksehooldustooted, mida ma jäin seal vaatama, aga nagu mul ei ole tegelikult nagu otseselt vaja. Nii et ma ei hakanud ostma. Küll aga ma pidin ju võtma selle ikoonilise juustuküüslaugu salati. Nad nimetavad ise seda salatiks, aga minu jaoks on määre. Ja muidugi siis need chili korvikesed. Et need olid minu ostud ja ma ei ole vist kunagi seal Stockmannis niimoodi hullude päevade nagu esimesel päeval hommikupoolsel ajal nagu käinud. Et ma ei ole sellist seda saginat seal näinud. See, mis seal gurmee osakonnas toimus. Oh my god. Nii palju inimesi. Oligi see, et juustuküüslaugu määre oli seal nagu väga populaarne ja igasugused tegelikult muud salatid ka ja minagi jäin seal vaatama mingisuguseid krevetisalateid ja mingid kana-karrisalat. Aga ja need olid soodukaga, aga ma mõtlesin, et mul on tegelikult kodus olemas materjalid, et süüa teha, nii et jällegi ma panin endale piirid peale. 2,77 oli siis selline kogus seda määret praegu, mis on väga hea hind. Ja ühe väikse treati võtsin endale veel nopri kohukese. Ja sellega piirduvad minu ostud ja tegelikult nüüd ma peangi kiiresti asuma monteerima kõike seda materjali. Ja ma lihtsalt nii loodan, et see kõik tuleb välja selline, nagu mul vaimusilmas on see. Kui sina seda vlogi vaatad, siis see on juba ammu üles läinud. Et mul on praegu siuke natuke varuga teen neid vloge, et mul on endal siis natuke rahulikumat aega neid monteerida ja ma ei tunne nagu seda sellist nagu rämedat survet, et mul on niigi see, et ma podcasti teen nagu kõik otsast lõpuni üksinda ja need vlogid ja siis kõik koostööd, nagu kõik asjad ma teen nagu otsast lõpuni üksinda. Ehk siis seda on tegelikult töömahu poolest päris jõhkralt palju. Seega kus ma vähegi saan, siis ma üritan natukene nagu endale lihtsamaks teha. Ja nii tore, et mu vend on nagu vahepeal saab mulle appi tulla, et sellest on ka nagu nii palju abi, ma ei teagi, üksinda ma ei oleks nagu, siis ma oleks pidanud mingi täiesti teise kontseptsiooniga tegema selle Reelsiga, ma oleks üksinda tahtnud teha ja nagu see oleks väga raske olnud, et eriti seal, kui täna oli nagu nii palju saginad seal, et jah, väga hea meel selle üle ka. Issand jumal, kell on 18:13, ma rääkisin teiega viimati mingi 12:30 ja ma olen lihtsalt non-stop sellest ajast saati monteerinud seda Reelsi, pannud kokku storisid, pannud sinna kirjad peale, saatnud need ülevaatamiseks, siis ma sain väga kiiresti õnneks vastuse, nüüd ma laadisin need kõik ülesse. See kõik oli lihtsalt selline stress, sest et ma ei tea, mis mu mikrofonidega toimub. Midagi toimub ja see teeb mind kurvaks, sest et see heli oli suht kohutav. Nagu
see, mis lõpuks üles läks, no see oli parim, mis ma teha oskasin. Ma nii palju mudisin igasuguste filtrite ja mingisuguste seadetega seda heli Premiere Pros koostöös ChatGPT-ga, sest ma tegelikult ise seda programmi väga hästi ei oska, aga nagu siis ma üritasin sellest sitast saia teha. Ja nagu okei, ma sain selle paremaks niimoodi, et lõpuks see päris ei kriipinud enam mu kõrva, aga tegelikult ma ei ole rahul. Ja mulle ei meeldi, et ma pidin sellise asja üles panema ja kõige haigem asi on see, et kui ma kuulasin täna enda eelmise aasta detsembris üles läinud Kristiine koostööd. Ehk siis samad tingimused, kaubanduskeskus, müra, muusika, inimesed, sama mikrofoniga filmitud, salvestatud reels. Ja issand, kui selge heli. Nagu nii klaar, nii ilus. Okei, üks vahe oli see, et mul oli siis peal see tuule summuti või see tutsuke oli seal peal. See ka kindlasti mõjutab, aga mitte nii palju. Midagi oli täiesti valesti praegu ja ma ei ole ju mikrofoni seadeid muutnud. Küll aga vahe on see, et detsembris oli see mikrofon ühendatud mu telefoni külge. Ma ei tea, keegi tegelikult kedagi huvita isegi. Ma lihtsalt jagan oma praeguseid mõtteid, mis tulid. Ja praegu täna see oli mu kaameraga ühendatud. Aga minu arust ma olen seda kaamerat juba ka timminud, et ta nagu koos toimiks nende mikrofonidega ja ma ei tea. Ja need olukorrad frustreerivad mind, sest et ma tunnen, et ma ei ole tugev selles tehnikas. Nagu ei helialal ega tegelikult ka kaameraga ma ei ole mingisugune proff. Ja see on nii oluline osa mu tööst ja kui nagu see asi läheb pekki ja ma ei oska seda parandada, siis ma tunnen nagu hästi abituna ennast ja mulle ei meeldi ennast abituna tunda. Mulle meeldib, kui ma tunnen, et ma saan kõigega hakkama, ma oskan probleeme lahendada. Ja see on nagu see valdkond, kus ma lihtsalt ei ole väga tugev. Mis tähendab, et ma võiks seda arendada, aga kuidagi see tundub mulle nii keeruline, et nagu kust ma pihta hakkan. Okei, ma olen tegelikult viimase aasta jooksul juba kindlasti nagu mega palju targemaks saanud, kui ma varem olin üldse. Et nagu ma midagi õrnalt tajun. Aga ma ei tea, kuidagi mul oleks vaja nagu areneda ja midagi mul on vaja nende mikrofonidega teha nagu thank God, et ma iga nädal oma podcasti saan selle sama mikriga tehtud. Aga oligi aru saada sellest reelsist ka, et nii kui oli vaiksem keskkond, nii kui ma olin seal riietuskabiinis, kus ei olnud kaja, kus oli nagu vaip on ju, siuke vaiksem natuke, vaip, ma ütlen sellepärast, et nagu siuke mürasummutus on see vaipkatega. Ja nagu siis oli kohe heli, kena. Aga nii, kui ma olin seal kuskil nagu rahvamassi sees, täitsa õudne. No igatahes, see on probleem minule lahendamiseks. Ja nüüd ma olen lõpuks sellega done. Ja ma sõin lihtsalt nii mitu päeva järjest kana ja riisi, et mul läheb süda pahaks, kui ma mõtlen kanale ja riisile. Kana sai nüüd vahepeal, ma sõin mingi lõunasöögi ka mingi hetk või ma ei tea, lõuna-õhtusöögi vahepealse asja. Ja kana sai siis otsa, aga seda riisi on mul veel ja ma ei suuda seda riisi süüa. Mul on ikkagi niimoodi, et kui ma 3-4 korda olen sama sama toitu söönud järjest, siis see ikka hakkab mul niimoodi üle viskama, et ma ei suuda enam. Nagu isegi kui mul on seal vahel mingi üks vahe on muu ja siis jälle see, siis ma saan hakkama. Aga kui see on lihtsalt järjest see sama, siis ma ei suuda. Ma ikka veel istun oma teksadega. No kes on teksadega kodus? Ma ei tea, ma olen nii stressis olnud ja ma lihtsalt tahtsin ühe jutiga selle asja ära teha, et ma ei ole isegi neid pükse vahetanud. Valge T-särgi küll võtsin ära. See on liiga suur risk minu jaoks sellega kodus olla. Aga ma mõtlen, et nüüd ma saaks süüa oma juustuküüslaugu määret koos korvikestega. See ei ole küll normaalne õhtusöök, aga see oleks midagi. Tegelikult oleks praegu nii hea käia jalutamas ära, sest praegu veel on päike. Ma vist teengi seda, ma praegu kohe lähen õue. Mul on 2 pakki tulnud, pakiautomaati. Ma käin nendel järgi, ostan äkki midagi head juua. No tahaks värska vurtsvassarit. Äkki võtan selle ja siis tulen koju ja siis naudin oma korvikesi. Ja mul oleks vaja tegelikult veel tööd teha. No jõuab seda ka.
hommikust, käes on neljapäev ja tegelikult täna hommikul on H&M-i taasavamine Ülemiste keskuses. Ja ma alguses mõtlesin sinna minna, see on kell 10, aga ma otsustasin, et ma jõuan sinna minna küll ja veel ja et täna mul on targem oma aega kasutada teisiti, nii et ma lähen praegu trenni ja siis ma tulen koju ja teen tööd, sest et ma ikkagi eile ei jõudnud vlogi monteerimiseni ja mul oleks vaja seda täna teha ja siis kella 1 ja kella 3 vahel tuleb mulle mööbel. Ma küll ei tea, kas ma selle vlogi jooksul jõuan teile näidata seda ka kokku panduna või juhtub see järgmises vlogis, aga igal juhul täna see siia minuni tuleb. Oh my god, kui palju uut mööblit. So excited, nüüd on vaja see kõik kokku ka panna. Ja kuna mu Veika on praegu täiesti haige ja siruli maas, siis ma ei tea, kas see jõuab selle vlogi jooksul kokku, see mööbel, või mitte. Kusjuures võib-olla mingi väiksem asja ma saaks ise ka kokku, aga no riiuleid. Ma mõtlen, et ma vist ei hakka isegi proovima ise kokku panna, sest et that's too much. Nii, ma olen jõudnud enda meikimiseni ja mul on mega külm, sellepärast et midagi toimub meie küttega täna ja kütet ei ole täna mul kodus. Ehk siis ratikad on täiesti jääkülmad ja ma ei tea, kui palju kraade siin taas on, aga siin on jahe. Ja ma teen nüüd endale meiki selleks, et minna õhtusöögile Joannaga. Ma kinkisin talle sünnipäevaks Teidi Snow Prestosse, nii et sinna me täna lähme. Mu pea on päev läbi õrnalt valutanud, nii et ma mõtlesin, et äkki väike kofeiin aitab, vaatame. Mul on olnud mega pikalt, no ma arvan terve selle YouTube'i aja, kes on siin algusest peale olnud. Ja noh, nii kaua, kuni ma olen siis kreempõsapunased kasutanud, siis ma olen seda pintslit kasutanud. Nixi pintsel, mida ma olen kirjeldanud kui kassi käppa kujuga pintsel. See on väga mõnus olnud, aga nüüd ta on ikkagi nagu hakanud täitsa läbi minema niimoodi, et see pestes ka enam nagu ma ei saanud teda korralikuks. Ja mul tuli üks päev alles meelde, et mul ei tulnudki meelde, vaid ma läksin vaatama mõndasid oma Springmassi videosid, just neid, kus ma Norras käisin. Ma muidu enda videosid ei vaata, aga kui ma midagi vaatan, siis need on kas reisid koos sõbrannadega või siis ma olen vaadanud ka enda seda esimest üksinda reisi Prahasse ja nüüd ma vaatasin siis seda Norra reisi korra. Nagu lihtsalt toredad mälestused. Ja sealt videost ma nägin, et ma ostsin ju endale uue kreempõsapuna pintsli Morphe oma ja ma ei olegi seda kasutanud. Ja nüüd ma mõtlesin, et ma proovin. Aga mis põsapuna ma täna panen? Ma paneme Rare Beauty't. No, väga mõnus pehme, kenasti tundub, et hajutab seda. Kaunis. Mõtlesin, et ma vist tahan panna oma uued Hugo Texad, aga ma ei teagi veel täpselt, mis ma sinna ülespoole selga panen. Tahaks nagu ikkagi veits nagu dress upida, et ikkagi kui restosse minek niimoodi sõbrannaga on ja. The makeup is ready. Minu arust tuli päris ilus. Ma tegin täna siia sisenurka selle väiksene, ma ei tea, kassisilma joonekese või selle. Ja minu arust see sobib selle slick back bunniga väga hästi. Outfit on selline. Panin siia alla väiksed kontsad ja selle topiga on nii haige lugu. See on siuke päris äge nagu läbipaistvate paeltega Polly top. Ja ma otsisin hiljuti kindla eesmärgiga punast toppi ja Eestis ma kuskilt ei leidnud ja siis ma vaatasingi Polly lehele ja seal müüakse endiselt seda sama. Ja see mulle täiega jäi silma, 38 € või dollarit, ma ei mäleta.
Maxisse ja ma olin nagu okei, ma jätan selle meelde, vaatan veel Asosesse ja kui midagi muud ei ole, siis võtan selle. Ja siis mul tuli mõte, et aga ma vaatan korraks Jagasse ka. Ja keegi müüs seda sama toppi S-suuruses, kuigi ma oleks vist muidu XS-i tellinud. Aga S-suuruses 5 euroga, sildiga. Nagu sildid olid küljes, kõik täiesti uus, ilus, 5 euri. Ma ei tea, kuidas see võimalik on igatahes ja siis tegelikult ma tellisin veel ühe siidibluusi ka Jagast. Punast värvi, hästi ilus, punane, hästi ilus. Nagu särk ja see on siidist 15 euriga. Igatahes seda näete ka millalgi. Aga crazy, tasub ikka sinna vaadata. Ma ei tea küll, see on jube lahtine. Ma ei ole harjunud. Et ma natuke veel mõtlen, kas ma nüüd tõesti lähen niimoodi. No samas miks mitte? Miks ma ei võiks? Reaalselt, kui praegu mind näeks 23-aastane Kaisa näiteks. Ta oleks täiesti šokiseisundis, et ma julgen üldse sellist bluusi kanda oma väikeste tissidega. Sest et kunagi ma arvasin, et ma ei saa selliseid asju kanda. Ma tundsin ennast hästi limiteerituna riietuse osas, mida ma saan justkui kanda. Ja siis 2022 aasta oli see, kus ma lihtsalt lasin lahti sellest kõigest. Kuidagi moodi veidral viisil villa saates käimine aitas mul seda teha. Nii et see on üks tore asi, mis minuga on täiskasvanu eas juhtunud ja mis ma arvan, et tegelikult väga paljude tüdrukutega juhtub. Et sa ei muretse enam nii palju oma keha pärast või vähemalt ma väga loodan, et see on nagu paljude kogemus. Sest et issand, kui tore on elada niimoodi. Et nagu okei, mingid asjad ikkagi muidugi ongi lihtsalt mingid lõiked, mis kaunistavad meid ja mingid, mis mitte. Aga enam ma ei vaata seda bluusi ja ma ei mõtle, et mingi issand jumal, ma ei saa sükest asja selga panna, see ei ole lihtsalt ilus. Minu arust väga kena. Vot, ma ei tea, miks ma pidin seda siia rentima praegu. Minu teidikene ja meie passion fruit martinid. Ma hakkasin juba Pornstar martini ütlema, aga siin nad ei ole niimoodi nimetatud. Päriselt või? Jah, passion fruit martini, mitte ma Pornstar. Ma ennem ka ütlesin passion, aga ma ei mõelnud üldse, et tegelikult on Pornstar martini. Ja, nad ei ole tahtnud siin sellist vulgaarset nime ilmselt panna. Aga cheers! Tere hommikust, käes on reede ja ma hakkan oma hommikusööki sööma. Mul on siin 2 avokaado võikut ja tee. Ja ma mõtlesin, et ma korra näitan seda leiba, mille ma just avastasin, mis mulle täiega meeldib. Porgandi leib. Jäneste salaretsept. Oh my god, seda ma ennem ei näinudki. Karja pagarve. 3-nurkne sööka leib igatahes siukses pakis. Väga hea. Nii, ma olen siin kohe hommikust ärkamisest saadik põhimõtteliselt olnud töölainel. Kohe, kui ma ärkasin, siis ma monteerisin lõpuni. Mul oli väga vähe teha oma vlogi, mis läheb see nädal ülesse. Siis ma panin selle alla laadima, siis ma sõingi hommikust. Ja nüüd ma monteerin siis oma seda esmaspäevast podcasti episoodi. Nii hea meel, et ma sain selle tehtud nagu juba eelmine nädal. Et see nädal selle võrra nagu vähem tööd, kuigi tegelikult nüüd lõpuks ikkagi ma salvestan ka see nädal homme podcasti episoodi. Ja teie saate väikse teaseri siis sellest, kes vaatab seda pühapäeval, päev enne, kui podcasti episood välja tuleb. Siis jah, te saate siit vlogist aimu järgmise podcasti episoodi kohta, mis tuleb erilisem kui kõik teised. Ja siis, kui te vaatate siin, et mul on mingid lilled siia tekkinud, siis eile Joanna tõi mulle lilled kirstordil podcasti, ma ei tea, tähistamiseks siis või tunnustamiseks või et mega armas. Ma tegelikult vist tahan nüüd panna elutoa laua peale. Endiselt monteerin siin oma seda podcasti ja segment, mille üle ma olen ise suht uhke või kus ma tunnen, et ma jagasin mingisuguseid mõtteid, mida ma ei ole varem kuskil mujal jaganud, lihtsalt ei ole nagu niimoodi sügavuti jutuks tulnud, on see, kus ma rääkisin enesearmastusest, nii et kui sa ei ole veel kuulanud 5. episoodi, siis ma täitsa soovitan, mina ise enda podcasti soovitamas, vau. Aga
lihtsalt nagu võib-olla mõndade inimeste jaoks need mõtted on täiesti issand no shit nagu mingi, ma olen terve elu niimoodi elanud ja teadnud seda, et kindlasti on neid inimesi ka, aga ma ei tea, ma nagu jagasin enda jaoks mingisuguseid uuemaid avastusi seoses enesearmastusega ja ma ise arvan, et tuli päris nagu huvitav arutelu ja kindlasti ma veel alles olen nagu iseennast avastamas ja kuidagi nagu kogu aeg lisandub veel mingisuguseid tahke enesearengu teekonnas ja ma ei tea, enesearmastuse teekonnas ka juurde. Et see areng kindlasti ei ole lõppenud veel ja kindlasti mul tekib veel elu jooksul igasuguseid mõtteid, aga lihtsalt see oli päris huvitav teema, mille üle arutleda. Nii et kui see teema võib-olla sind kuidagi kõnetab, puudutab, siis ma soovitaks kuulata. No nii, vaip on tagasi. Tundub nagu puhtam küll. Natukene lokib siit äärest, aga vast läheb paika aja jooksul. Igatahes ma panin lilled sinna ja looks cute. Oh my god, ma armastan seda, et see vaip on tagasi. Kohe palju hubasem vaip. No nii, ma sain just oma meigiga valmis ja selle ma filmisin Maybellini koostöö jaoks selle põhja. Nii et sellepärast ma teile midagi siit ei näidanudki. Ja kell on nüüd 16.26 ja Laura on praegu Eestis, nii et leppisime kokku, et Anette ja Laura tulevad mulle õhtul külla. Ja ma olen natuke ennast üle hinnanud tänaste plaanidega, nii et ma mõtlengi, et mida ma nüüd veel jõuan. Sahtlite sorteerimiseni ma pole ikka jõudnud, meigisahtlite sorteerimiseni. Ja ma tunnen, et see ei ole nagu nii suur prioriteet täna. Et mul on tulnud üks pakk. Siis ma mõtlesin, et äkki ma ikkagi lähen poest läbi ja ostan midagi laua peale ka panemiseks, kuigi ma mõtlesin, et me tellime midagi süüa. Ja kuna see alles täna tuli see otsus, et nad siia tulevad, siis nagu ma otseselt ei tunne, et ma peaks nagu hullult hostima või midagi. Aga nagu midagi võib-olla võiks lauale panna. Plaat. Tasuta laad. Oh my god, ma ei saa ta kukutada. Aga need on nagu see, et mul mõned korrad mul natuke pea hakkab valutama, sest need on nii tugevad, et nagu, et ta on see hästi. Issand, see meenutab mulle midagi. Mis nimi? See meenutab mulle laps. Symphony. See. See on nagu gümnaasiumi aja parimad mälestused. Suured sõna. Ma tahan ka gümnaasiumi aja parimad. See on nagu kirik. Oh my god. Mis on siis nüüd toinud? Pani, mis sa tahad? Mõtke ja tehke. Ükskõik mida, või? Issand, mul on nüüd häbelik. Mina tahan lihtsalt, et mul ei oleks neid asju enam kodus. Päriselt. Okei, ma võin aidata. Sa oled Emsiga, saate ka nõusutada ja mis tahab. Tere hommikust, käes on laupäev ja ma sain just valmis oma hommikusöögi. Väike matša, omlett, kodujuust ja merevaiguga sai. Ja tänane plaan on see, et kui ma söön ära, siis ma panen valmis ja siis ma panen valmis podcasti setupi. Ja Laura tuleb siia, nii et ma salvestan Lauraga koos oma esimese külalisepisoodi. Nagu ma ütlesin ka esimeses podcasti episoodis, siis kui ma üldse külalisi kutsun, mis ei saa ilmselt olema väga tihe juhtum, siis need saavad olema minu sõbrannad või järgmisel juhul tuttavad. Aga jah, inimesed, keda ma tean, kellega mul on endal nagu siuke hea keemia ja kellel ma arvan, et on kindlasti ka midagi anda, panustada, kellel on huvitavad kas siis vaated või mõtted või
et ühesõnaga ja seda ma arvan kõikide oma sõbrannade kohta nagunii, nii et vaatame, kes meil siin järgemööda veel tulemas on, aga esimeseks saab siis olema Laura. Ma mõtlesin, et lihtsalt kui ta on Eestis, siis ma kasutan seda võimalust, ta oli nõus ka, natukene küll pabistab, aga ma ütlesin, et ei ole üldse põhjust, et tegelikult me oleme koos nii nagu me oleme tavaliselt ja me saame lihtsalt reageerida teiste inimeste küsimustele, muredele, et me ei pea nagu ise otseselt midagi nagu välja mõtlema, vaid lihtsalt reageerima ja vastama. Ja siis ta rahunes, nii et ma arvan, et see tuleb täiega hea episood. Laura on väga tark, äge ja ma arvan, et tal on palju huvitavaid mõtteid. Mingi proovika ega siit stepsel kuskil, see kuradi see stepsel. Ma jääs, mul on kogu aeg mingi, ega see jumala eest ei ole peal, vaata. No nii, meil on salvestatud, mis emotsioonid on? Väga tore oli. Mul oli, ma ei ole ju kaamera ees niimoodi nii palju, on ju. Natukene oli, tegelikult kui ma tulin siia, siis juba ei olnud mingit ärevust. Väga lõbus oli, väga toredad voisid ja vastuseid tuli ka või nagu mõtteid kõigile. Et päris äge. Minu arust sai väga äge episood, ma arvan, see on siiamaani minu kõige lemmikam episood. Nii tore, minu ka. Nii et kui see nüüd kõik läheb siin õigel ajal ülesse, siis homme tuleb see episood välja, nii et kindlasti minge kuulake ja andke tagasisidet ja kui te tahate Laurat veel näha, siis kindlasti sellest teada anda meile ja siis ma usun, et ma saaksin Laura siia täitsa veel, eriti kui ei olnud hirmus see kogemus, et siis... Ma pean hakkama nüüd kõike tagasi oma kohale tõstma, aga ma lihtsalt tahtsin veel siia ka öelda, ma ütlesin Laurale ka seda, nii et ta on ka seda kuulnud, aga lihtsalt teile ka veel, et minu arust tõesti see tuli nagu nii hea episood. Laura on nii tark ja oskab oma mõtteid nii hästi väljendada, et see oli lust lihtsalt teha seda podcasti koos ja ma ütlesin talle ka, et issand jumal, alusta või oma podcasti. Et nii hästi väljendatud mõtted, nii selged mõtted, nii nagu vau. Et mega äge. Ja kes vaatas eelmist vlogi, siis ma sain Lidli pakist sellise Canoni Zoemini C kaamera, mis siis prindib kohe pildid välja ka ja ma tahtsin Lauraga teha pilti ja sellega on veel, mis on äge, mida polaroididega minu arust ei ole, on see, et sa saab mitu sama pilti ka välja lasta. Nii et me tegime ühe pildi ja siis ma sain talle lasta välja selle ja endale. Siin on natuke ülevalgustatus, aga selline nii nunnu ja nii tore nagu jäädvustus sellest, et salvestasime koos podcasti, et see on ju tema jaoks nagu täitsa uus asi või ta ei tegele sellise asjaga igapäevaselt ja vaadata, kuidas ta nii ilusti sellega toime tuli. See nii palju rõõmu sellest lihtsalt. Et ta muidugi tööalaselt nagu koolitamisega ka tegelenud. Ehk siis selline nagu mingi avaliku rääkimise kogemus on tal olemas ja nagu ta ka mainis, et tegelikult on sellele ka saanud positiivset tagasisidet ja nüüd siis minult see tagasiside podcasti kohta, et ta peaks täitsa mõtlema selle peale, et midagi selles suunas võib-olla ka tööalaselt teha. Õues on väga ilus ilm ja mul on siuke tunne, et ma ütlen teile lihtsalt nagu kogu aeg, mul on mingi pakk tulnud. Nojah, elu on nii, mõned asjad tellin ise, mõned asjad ettevõtted saadavad, nii et tõesti pakimajandus mul kogu aeg käib. Aga ma mõtlen, et ma peaks äkki jalutama sellele pakile järgi. Kuigi natukene on sees see, et tahaks kohe hakata monteerima seda podcasti episoodi. Et see nagu, kui on nagu see hasart või see, et see tuli nii hea, siis tahaks kohe nagu selle lõplikult valmis teha, aga ma olen lihtsalt viimase päeva nii palju monteerinud juba. Ja täna on laupäev, nii et ma võiksin nagu ülejäänud päeva puhata üldsegist. Ehk siis ma ikkagi ei hakka seda monteerima. Ma filmisin just TikToki jaoks nüüd selle avamise küll ära, aga ma olen kodus tagasi ja ma sain kätte oma uued Adidase tossud. Sellised
spetsiaalmudel. Need on nii ilusad pruuni tooni ja natuke roosat ja nii ägedad lihtsalt. Siin on veel siuksed paelad ka kaasas. Ja issand jumal, ma otsisin igalt poolt pruune Adidaseid ja no kõikidest nii-öelda minu tavakohtadest, kus ma vaatan, olid need välja müüdud. Ehk siis ma tellisin esimest korda sellisest kohast nagu Foodshop. Polnud varem mitte midagi kuulnudki sellest, aga seal oli väga lai valik Adidase ketse. Neid samu on 40 värvitoonis. Ja neid oli minu suurust ka 40. Need sobivad mulle väga hästi, kuigi tegelikult netis soovitatakse võtta pool suurust väiksem, aga väga hea, et mina ei võtnud. I love these. Nii nunnud. Ja ühel pakil käisin tegelikult veel järgi, aga seda te näete alles järgmise nädala vlogis. Ma peaks hakkama süüa tegema. Mul on täiesti kõik asjad on olemas, head koostisosad, et teha midagi väga maitsvat. Ma olin nii valmis süüa tegema. Ja nüüd ma avastasin, et köögikoor, mis on üks olulisi komponente, on halvaks läinud. Ma vist ostsin selle siis juba nii, et sellel oligi mingi järgmine päev, see kuupäev. Igatahes see on juba mitu päeva nüüd üle ja ma just avastasin selle. Ja poodi ma küll ei hakka praegu minema. Oleks ma varem vaadanud. Mul kindlasti oleks midagi süüa teha ikka. Aga mul juba läks mõte sinna Bolt Foodi peale. Et äkki hoopis tellin midagi, samas kõik on nii kallis. Ma sain lõpuks seda juustuküüslaugu määret koos nende korvikestega. Eile Laura tõi neid meile. Et käis hulludelt päevadelt läbi. Nii et ma olen see nädal ennast küüslauguks söönud. Ja ma mõtlesin, et ma võtan äkki 2 meigisahtlit praegu ette ja sorteerin ära, mis ma jätan endale ja mis ma ei jäta. Lisaks meigitoodetele on mul erinevaid mingeid juuksehooldustooteid, kehahooldustooteid, ma ei tea, näohooldustooteid, mida ma mõnikord mingil põhjusel siis kas ei saa, ei taha müüa, võib-olla mõnest ma olen mingi korra 2 nagu proovinud midagi või et ühesõnaga mingeid erinevaid põhjuseid, miks ma mingeid asju ei pane müüki või ei anna ka giveaways ära. Aga mis on täiesti nagu korralikud, kasutuskõlblikud, ma ei tea, kas saab tegelikult kosmeetikatoodete kohta nii-öelda, aga korralikud asjad, mida ma tahaksin anda inimestele, kellel oleks neid vaja. Et kes võib-olla mingil põhjusel ei saa ise endale neid lubada ja kellel on puudust mingitest, mul on nagu erinevaid tooteid ja ma ei saa praegu nagu täiesti 100% kindlalt öelda, et mida ma saaks anda, et ma pean natukene nagu vaatama üle, aga ma tahaksin, et kui sa tead kedagi, kellele võiks mingi selline pakikene abiks olla, et siis kirjutage mulle kas Instagrami DM-i või siis võib mulle ka meilile kirjutada business.kaisa@gmail.com. Et ja ma ei tea, kas keegi üldse kirjutab või kui paljud teist kirjutavad, et ma muidugi ei saa nagu lubada, et mul kõigile midagi jagub, et lihtsalt ma vastan siis nendele, kellele ma saan midagi pakkuda. Ja mingid asjad siit, ma arvan, panen ka oma jagasse müüki, just nagu meigi asjadest võib-olla. Ma tegelikult ma ei tea ise ka, mis mul siin on, nii et ma ei tea. Aga kõigepealt mul on siin palettide sahtel. Siukse asja ma kaotan edaspidi ära. Et ma olen ikkagi jäänud aastatega kindlasti palju igavamaks oma meigi mõttes ja mul lihtsalt ei ole nii palju palette vaja. Ühest küljest mul on sellest kurb, sest et ma tunnen, et ma natuke leinan nagu sellist kreatiivset, loovat Kaisat, kes tegi igasuguseid ägedaid asju endale näkku. Et kunagi lihtsalt tõesti oli nii palju ideid ja inspiratsiooni, mille põhjal luua hästi ägedaid meigilukke. Aga nüüd lihtsalt see ei ole nagu selline osa enam mu elust ja ma ei näe, et see nagu sellisel kujul tagasi tuleks, nii et lihtsalt mul ei ole vaja palettide sahtlit kohe kindlasti. Et mul oleks vaja mingit, ma ei julge nüüd öelda, ma arvan 5 paletist tegelikult mulle täiesti piisaks. Aga ma ei tea,
veel, kui paljudest ma suudan päriselt lahti öelda. Ühesõnaga selline näeb siis sahtel praegu välja, siin on lihtsalt üksteise otsas erinevad paletid. Selle paleti peale ma olen siin mõelnud, et mis ma sellega teen. Et ilusad toonid ja tegelikult täitsa kantavad toonid, aga ma lihtsalt ei kasuta seda paletti. Ma ei ole seda kasutanud, ma arvan, aasta aega kindlasti. Et sellest ma ilmselt loobun, aga võt kohati mul on ikkagi nii raske otsustada, mis asja ma teen nende asjadega, sest et kui nüüd vaadata seda, et selle paleti nii-öelda kestvusaeg on 18 kuud, 1,5 aastat. Ja see on selle ammu möödas. Aga need on puudertooted. Ja minul isiklikult ei ole silmaloo värvidega midagi juhtunud, kui ma kasutan neid kauem kui see, mis siin pakil öeldakse. Aga kuidas ma saan selle kellelegi müüa või anda, teades, et see on tegelikult üle aja? Ma tunnen, et ma ei saa ju. Nii raske. Sest mina ei taha ju võtta seda vastutust selle eest, et äkki kellegi teise nahk reageerib kuidagi sellele. Raske. Ma arvan, et ma pean selle ära viskama. Mis seal ikka. Siis Tati Beauty palett. Siin on ilusad toonid. Ta nüüd tuli uuesti oma meigi lainiga välja ja ma loodan, et ta teeb selle sama paletiga uuesti, sest ma ostaksin uue hea meelega. See on mul juba lagunenud. Kylie Cosmetics seda neutraalset paletti ma kasutan reaalselt iga päev. Nii et ilmselgelt see jääb. Siis minu armas Natasha Denona palett, mis ma eelmine aasta ostsin, tegin selle väljamineku lõpuks, sellega ma olen ka väga rahul, kasutan. Siis mul on see Amreesi palett, mida ma kunagi nii väga tahtsin. See oli mu jaoks nagu selline oluline ost. Ja siin on väga ilusad toonid. Ma küll väga tihti teda ei kasuta. Aga ma jätan selle alles. Siis mul on siin siuke Flower Beauty väikene palett, mille ma Iirimaalt ostsin. Seda kasutan ka kogu aeg. Siis mu Diori highlighterite palett. No vaata, ma ütlesin 5, aga ma mõtlesin ainult silmaloo palette, et siin on teised ka. Igatahes selle Diori ma jätan kindlasti alles. Nii, siis eelmisel aastal Kaisa tehtud advendikalendrist saadud palett, selline pruunide toonidega. Tarti oma, seda ma olen kasutanud. See jääb alles. Nii, siis selle Nikki Tutorialsi ja Beauty Bay collab paleti mina ostsin mingi, ma ei tea, 7 €, kui ta oli juba mõnda aega väljas olnud ja alla hinnatud. Siukene. Ja ma olen seda kasutanud võib-olla mingi 4 korda. Nii et see, kuigi siin on ilusad värvid, aga ma lihtsalt, ma ei kasuta seda. Hästi ilusad sädelused on siin ka. Aga seda ma tõesti ei kasuta, nii et see ei ole isegi üldse nii vana. Ja nüüd see James Charles, mitte et see James Charles mulle meeldiks, on ju. Aga see palett, see on ainus värviline palett, mille hoidmist ma kaalutan, sest et ma nagu tunnen, et igaks juhuks mul võiks olla see üks värviline palett Halloweeni ajaks või et kui ma võib-olla kord aastas tahan ennast meigiga kuidagi välja elada, et siis mul oleks see võimalus. Ja siin on nagu enamus värvid olemas ka. Selle ikkagi hoian alles. Nii, siin on unustuste hõlma jäänud täiesti ratchet välimusega Vibo. Classy or Sassy, see oli vahepeal mu lemmik. Ka kindlasti juba väga vana ja enam ma seda tõesti pole väga ammu kasutanud, nii et see läheb minema. Siis Colourpopi ka hästi vana That's Taupe palett, aga selle ma asendasin nüüd täielikult ära selle Natasha Denonaga, sest siin on kõik jahedad pruunid toonid, aga seal Natashas mul on ka jahedad pruunid toonid, see on vana, selle ma viskan ära. Siis on mul jällegi eelmise aasta Kaisa advendikalendrist saadud Tarti siuke roosakate toonidega palett. Hästi ilus, tõesti väga ilus, aga ma ei ole teda kasutanud, sest et mul on teistes palettides need värvid olemas. Nii et selle ma annaksin kellelegi, kes seda rohkem kasutaks kui mina. Ühesõnaga ma jätsin praegu alles 1, 2, 3, 9 paletti. Ja vabanesin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pooled! Kuulge, minu arust see on väga hästi.
ja noh, nüüd siis uues setup'is mul ei tule enam eraldi paletisahtlit. Need lähevad millegagi kokku, ma ei tea veel täpselt, kuidas ma seal organiseerin asjad. See on kindlasti raske. Nii, nüüd mu põhisahtel. Ja mis ma veel teen teistmoodi, kui mul praegu on jaotatud, kuna mul on tõesti nagu terve peaaegu 2 sahtliboksi. Okei, teises boksis on mul 2 sahtlit muude asjade jaoks, aga põhimõtteliselt 2 sahtliboksi on mul ainult meigitoodete jaoks, ehk siis nad on jaotatud kategooriate kaupa sahtlitesse. Edaspidi ma seda ei tee, ma hakkan normaalseks tavainimeseks meigi mõttes, et mul on nagu meigilaual üks suurem sahtel. Ja sinna sahtlisse ma panen lihtsalt kõik oma igapäeva meigi asjad. Et ma ei jaota kategooriate järgi, vaid ma panen lihtsalt need asjad, mida ma kogu aeg kasutan, panen sinna. Ja siis ülejäänud vaatan kuidagi nagu ilusti organiseerin ära. Igatahes ma näitan teile seda sahtlit. Palun mitte mulle hinnanguid anda. Selline näeb siis praegu see sahtel välja. Seal on primerid ja jumekad. Seal on ripsmedushid, silmapliiatsid, kulmuasjad. Siin on concealerite ala. Siin on puudrid, kreempõsepunad ja ma ei teagi, rohkem vist ei ole. Siin on vahepeal mingisugused asjad ja siis siin on kreembronserid põhiliselt. Ja puuderbronser ka. Nagu ikka, siis neid meigisahtleid koristades mul on siin mingisugused väga veidrad nurgad, filmimisnurgad. Aga ma lihtsalt ei oska teid paremini panna. Tagant paistab arvuti, kus mul läheb praegu üles vlog homseks. Aga alustan kõige kergemast. Milleks on jumekate ja primerite karp. Siit ma kasutangi, või noh, mul ongi siin 2 jumekat. Nagu küll rohkem toone, aga põhimõtteliselt 2 jumekat. Superstay Maybellini Skin Tint. Et seda ma kasutan igapäevaselt. Siis mul on NYXi Marshmallow Primer, mille jätan alles. Siis kasutan väga tihti Elfi Halo Glow'd. Siis kasutan ka tihti Maybellini Creepy Serumit. Siis on mul siin Shea Glam'i Love Dive, aga ma kardan, et see on vanaks läinud, ma ei ole üldse seda kasutanud. Siis on mul siin ka kindlasti nüüdseks vanaks läinud Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter, millegi pärast ma hakkasin selle asemel kasutama mingi hetk kogu aeg seda Elfi ja nüüdseks see on vana. Siis on mul siin Maybellini Jelly Primer, selle jätan ka alles. Siis on mul siin Babé SPF, mida ma näol kasutan. NYXi Born to Glow. Nagu siuke bronzing asi. Aga ma ei kasuta seda üldse. Siis Maybellini Lumi Matte Foundation. Seda ka kasutan aeg-ajalt. Ja siis Maybellini Perfect see Instant Anti-Age Perfector tähendab. Seda ka vahepeal kasutan, siis vahepeal kasutan Elfi, nii et täiesti suvaliselt vaheldumisi. Ja siis mul on Catrice'i Aqua Splash Grip Primer, ta on väga sarnane selle Maybellini Gripi Primeriga. Aga samast on mul lahti tehtud, et las ta siis olla. 3 toodet sai siit välja, rohkem ei saanud. Võtame selle ripsmedushide ja silmapliiatsite ja kulmuasjade sahtli. Nii, siit kõige olulisemad igapäevases kasutuses NYXi kulmutooted. Need jäävad kindlasti. Siis kasutan praegu igapäevaselt seda Firework Electro Black ripsmedushi. Väga hea. Siis mul on avatud YSL-i mingisugune ripsmekas. Paar korda olen kasutanud, aga ma olen kogu aeg oma nende Maybellini ripsmekatega. Ta on lihtsalt avatud ja mitte nüüd nii ammu. Samas tegelikult nüüd on sellest ka juba aasta möödas. Tundub, et seda saaks kasutada, ma jätan selle siis. Siis mul on siin igasugused Sky High'd, aga kõik ongi vist erinevad, nii et need ma jätan alles. Need on võib-olla ka töö jaoks vaja.
Issand, mu pea hakkas nii valutama, ma ei jaksa järsku mitte midagi teha. Mul on ikka siuke tunne, et ma sain mingi vanaks läinud Anastasia eye primeri, see on nii vedel ja eraldunud, ma ei tea. Jah, siit nagu midagi sai vähemaks, aga üsna vähe. Concealeritest ma kardan, et ma ei saa mitte ühestki vabaneda. Sest et ma kasutan neid kõiki. Instant Anti-Age concealerid, neid ma kasutan. Siis mul on siin alles ostetud Diori Forever Skin Correct, seda ma kasutan. Veel Maybelline Instant Anti-Age'i Tarte Shape Tape igapäevases kasutuses. Siis mul on mingist teisest toonist Tarte Shape Tape. Aga siin ikka midagi on alles. Okei, siis jätan alles. Siis mul on siin Rimmeli Multitasker Concealer. See täitsa ka igapäevaseks kasutuseks olen kasutanud. No vot, tegelikult neid ei kasutan. NYXi Pro Fix Stick 2 erinevas toonis. Mul oli alguses juba põnev neid katsetada, aga sellisel kujul concealerit ikkagi ma ei kasuta. Siis siin on mingisugune vana Lash Glue. Siis mis on minust tekitanud räiget pettumust ja mida ma nüüd ei olegi väga kasutanud. Aga ma ei suuda ära visata ka, sest ma maksin nii palju selle eest. On see Narsi Radiant Creamy Concealer. Nii kiidetud toode. Ja minule ta ei meeldi millegi pärast. Ta silma all vähemalt mulle ei meeldi. Ei jää ilus kuidagi. Siis mul on Maybelline Fit Me. Võt seda ma nüüd jälle ei ole küll ammu kasutanud. Kuigi tegelikult see on hea concealer, aga ma tõesti ei ole kasutanud. Ja kes teab, millal see mul avatud on. Siis on see Natasha Denona, seda ma kasutan siin täitsa hoogsalt, meeldib. Siis issa ma olen täiesti ära unustanud selle. Fenty Beauty. Selle ma ostsin ju see aasta. Jep. Ei no seda tuleb kasutama hakata nüüd. 4 concealerist vabanesin lausa. Fit Me puuder. Te teate, see on minuga olnud pikalt ja seda ei saa Eestist ja Euroopast üldse kuskilt, ainult iHerbist saab seda tellida. See on tegelikult täiesti kasutuskõlblik, aga ma kasutan nüüd kogu aeg seda Huda Easy Bake'i ja seda jagub mul ka aastateks. Aga kuidas ma viskan ära? Ei, ma ei suuda. See jääb alles. NYXi Born to Glow duo, siuke highlighter, väga ilus. Aga no ei kasuta. Ammu pole kasutanud. Siis Huda Beauty Glowish puuder. Millegi pärast üldse ma ei kasuta seda. Kallis asi jälle. Nii et jätan alles ja pean kasutama. Siis mul ongi nüüd see Huda Beauty. Mul on nii mini kui ka see suur. Mul see mini pakendus üldse ei meeldi, aga ma olen teda ikkagi reisidele vahepeal kaasa võtnud. Catrice'i Blush Affair. Ma jätsin selle, ma mäletan eelmine kord koristades, et ilus oli, et korra proovisin. Siiamaani pole kasutanud. Mary Luminizer. Vahepeal kasutasin täiega ja nüüd on täiesti Diori see highlighter palet on selle üle võtnud ja teate, ma ei taha teada, kui vana see toode on. Ma reaalselt ei taha teada. Nii, mul lemmikpuuder, Maybelline Fit Me, seda kasutan igapäevaselt. Nii, siis vahepeal kasutasin kogu aeg seda Douglase blushi, aga no see ongi juba põhimõtteliselt otsakorral ja läheb ära viskamisele. Ja siis siin on igasugused Maybelline'i tooted. Seda siin vahepeal kasutasin, aga praegu olen täiesti teistele üle läinud. Miks see nii määriv on? Et põhiliselt mul jäävadki nüüd 3 erinevat blushi alles, aga need on mul mitmes erinevas toonis, nii et neid kokku on nagu rohkem, aga 3 erineva brändi omad. Huda Beauty, neid ma kasutan väga. Ma ei tea, mis nende nimed on. Igatahes. Need. Siis mul on siin Maybelline'ilt 5 erinevat. Neid kasutan ka. Ja siis mul on Rare Beauty oma, seda ka kasutan. Et neid kõiki ma tean, et ma tõesti kasutan. Issand, kui räpane. Siis ma mäletan jällegi selle, et siin eelmine kord koristades alles Essence'i Choose Your Glow highlighter palett. Hästi ilus, aga pole koristamisest saati, ehk siis üle aasta ja pole kasutanud. Siis ma mingi hetk proovisin ära selle Make Up Foreveri HD Skin Perfecting Loose Powder. 1 korra vist proovisin. Väga meeldis see pakendus.
aga no realistlikult ma ei ole seda kasutanud, nii et see läheb kuskile kellelegi mujale. Arteco highlighter mul on tegelikult nagu 3 põhimõtteliselt samasugust, sama tulemusega toodet, aga seal on nii ilus pakendus ja ma ise ostsin selle pakenduse pärast. Nii, Catrice'i sellest Holiday Skin Bronze & Glow paletist. Mulle see bronzer nagu väga-väga meeldis mingi hetk, aga nüüd ma ei ole seda, ma arvan, pool aastat kindlasti kasutanud ja pole puudust ka tundnud. Siis, mis on küll väga vana, aga nii ilus toon, et ma olen seda ikka nüüd kasutanud, on The Balmy Down Boy Blush. Selline ilus roosa, beebiroosa. Et see mulle meeldib, seda ma kasutan. Siis mul lemmik põsapuna praegu, Rare Beauty. Laural oli ka tänase peal, ma vaatasin, ma kohe tunnen selle ära. Igatahes see annab hästi see roosa glow, et mitte ei ole nagu šampanjatooni glow, vaid sul ongi roosa glow põsal. Hästi nagu ilus efekt ja väga tõesti nagu teeb erinevuse meigis. Nii et Rare Beauty Cheer Toonis Powder Blush. Seda ei ole enam vaja Maybellinil. Issa, mul on nii hea meel, et neil tulid välja need lifter sticksid. Nii hea kontuurimistoode. Vanasti neil oli see duo asi ja ma seda heledat poolt ei kasuta mitte kunagi ja siis oli teda üsna ebamugav kasutada. Aga nüüd neil on need sticksid ülihead. Muidugi ma ise just üks päev vaatasin seda mingit enda videot, millest mul tuli meelde, et mulle tegelikult meeldis see Elfi Halo Glow Beauty Wand kontuur ka. See on mul täiesti ununenud. Ma peaks need kreempõsakunad ka siia mahutama äkki, siis nad on kõik nagu ühes kohas. Vau, mahtusidki. Oh my god! Väga kena. Kuigi ma nüüd praegu sätin need siia ära, aga siis uue meigilauaga need lähevad kõik nõuni täiesti teistmoodi. Ma pean minema puhastama seda ja siis panema teised asjad ära, aga teate, ma ei jaksa praegu rohkem teile midagi näidata, mul on kuidagi. Käes on pühapäev ja ma olen ennast just valmis sättinud, ma filmisin väikse TikToki, sellepärast et ma sain Laura käest kätte enda selle Tarte Cosmeticsi tellimuse, kus mul oli siis see Tana Mo Show Collab ehk siis see telefoni külge käiv Julla, siis tema, ma ei tea, kas see on nagu tema poolt välja töötatud toon ka, aga see on Maracuja Juicy Lip Plump X Tana ja siis ma tean, et see huulepliiats oli see põhiasi nagu, mille tema siis välja töötas või mille tooni ta valis. Ja selline näeb see minu huultel välja. Natukene võib-olla liiga soe nuud minu jaoks või kuidagi ma tavaliselt kaldun natuke jahedamate nuudide poole. Aga see huulepliiats mulle väga meeldis, et võib-olla see huulepulk lihtsalt ei ole nagu nii väga mina. Ja siis ma tellisin ise veel juurde sellise Puffed Pink Maracuja Juicy Lipi ka. Aga seda ma ei ole veel jõudnud proovida. Ma ei tea, kas ma vist ei maininud, et ma käisin ennem ka poes ära ja ma saan teha täna lõpuks selle toidu, mida ma plaanisin eile teha. Ja selle jaoks läheb meil vaja njokisid. Mul on siin Lidlist 2 pakki ostetud. Mulle tundus, et see 1 pakk on kuidagi nii vähe. Et teen kohe suurema portsu, 2 pakki. Muidugi võib-olla ma oleks võinud ka osta 2 pakki beekonit, aga igatahes mul on siin 1 pakk beekonit. Võid, siis tomatipastat, köögikoort, 1 sibul ja küüslauku. Ma tegelikult teen esimest korda nüüd niimoodi neid njokisid, nagu ma täna plaanin teha. Ja ma sain inspiratsiooni siis sellest krevetipasta retseptist. Mulle seal nagu see kastme osa on väga meeldinud. Nii et ma teen seda nagu sarnaselt. Aga kõigepealt panengi njokid keema. Njokid said valmis. Need panin eraldi praegu ja siia sammu pannile panen võid. Avastasin, et sibul oli mul halvaks läinud, nii et seekord tuleb siis ainult küüslauguga. Ja siis beekoni. Siis ma panen tomatipasta. Krevetipasta retseptist ma sain teada, et
see eemaldab nagu siukse toore tomati maitse, kui sa seda mõnda aega nagu praed pannil seda tomatipastat. Nii et nüüd ma kavatsen seda teha. Siis ma lisan siia gnocchid. Ma tegin lõpuks ikkagi 1,5 pakki, et natuke jäi alles, muidu mul ei oleks vist siia pannile ära võtnud. Nii, ja siis ongi aeg lisada köögipool. Wow! Looks good! Ja nüüd ma lisan siia veel basiiliku. Aga mida ma tahtsin kindlasti täna puudutada, on see, et ma oma üle-eelmises vlogis siis rääkisin negatiivsusest, mis on mind ümbritsenud ja selle vlogi tagasiside oli nagu, ma ei tea, ma isegi ei oska sõnadesse panna, mind valati üle komplimentide ja positiivse energiaga, et ma olen mega tänulik kõigile, kes jätsid igasuguseid armsaid kommentaare või kirjutasid mulle eraldi, et ma üldse ei oodanud seda ja see oli nagu hästi armas ja sellist nagu kogukonna tunnet tekitav moment, et kus nagu nii paljud inimesed tulid kokku, et midagi head öelda, et see oli nagu mega armas ja kindlasti sellised positiivsed kirjad ja sõnad ja komplimentid, need annavad mulle hästi nagu sellist energiat ja powerit juurde ja aitavad mul kergemini mööda vaadata ka sellest negatiivsest kindlasti, nii et suur aitäh! Ja nagu ikka, siis kui sa tahad selle video loosis osaleda, siis jäta alla kommentaar, ükskõik mis kommentaar. Võimalusel lisa sinna oma Instagrami kasutaja, ole subscribed ja armas oleks, kui paneksid videole laiki ka. Ma nüüd pakendasin selle kingituse H&M-i karpi, millega nad saatsid mulle selle info, et Ülemiste keskuses nüüd taas avati see nende pood, nii et kes iganes selle saab, ma loodan, et sa ei pane pahaks, et sa saad sellises karbis selle, see on lihtsalt väga korralik karp ja täpselt parajas suuruses ka. Igal juhul ma loodan, et kes iganes selle võidab, on siis kohvijooja, sest mina ei ole ja annangi ära siis need Lavazza, mis iganes sellised kohvioad. Siis see Stop and Smell the Roses All Day deodorant. Garnieri Pure Active selline seerum. Siis Theologilt Green Tea Detox Face Scrub. Douglase Skin Focus siis vitamin C kreem. Douglase Translucent Powder. Douglase Concealer. Ja siis Essence'i Brow Lift and Freeze Glue. Ja siis Essence'i Satin Glow Luminous Shine Lipstick. Nii et selline põhiliselt ikka ilule keskenduv pakikene, aga väikse lisaga. Et loodan, et toob kellelegi rõõmu. Ja siin ma tõmbangi otsad kokku. Ja kahjuks me ei jõudnud selle mööbli kokku panemiseni siin vlogis ja seda valmis tulemust siin veel ei näe. Aga ilmselt siis juba järgmises vlogis ja järgmine vlog tuleb üldse mega põnev, nii et stay tuned ja aitäh, et vaatasid. Tšau!